No nii, mina olen Martin ning täna teeme kerge ringi peale äsja mudelivärskenduse saanud Peugeot 408-le. Mega suured tänud Autobassadone laagri esindusele keskmisest pikema proovisõidu võimaldamise eest. Tunnistan ausalt, et olen Peugeot'ga suhteliselt vähe kokku puutunud. Paar sõpra on Peugeot omanud ning mõnel korral olen ka Bolt Drive'i kaudu Peugeot rooli sattunud. Seega saame mõnda asja ka võib-olla koos õppida. Samas, Peugeot kuulub juba mitu head aastat Stellantise kontserni ning selle kontserni autodega mul kogemusi jagub. Seega äratundmisrõõmu on küllaga. Aga alustuseks räägiks põdusalt mudeli nimest, või siis õigemini mudeli numbrist. Esmakordselt kasutas Peugeot numbrit 408 juba aastal 2010, kuid tol ajal oli tegu põhimõtteliselt Peugeot 308-ga, millel oli pikem teljevahe ning erinevalt 308-st oli kõige esimene 408 sedaankerega. Algupärast 408 toodeti Lõuna-Ameerikas, Malaisias, Hiinas ning SRÜ riikide tarvis ka Venemaal. Euroopa turule seda ei pakutud. Algupärase 418 generatsiooni esitati 2014 aastal Pekingi motoshow'l. Esialgu toodeti seda vaid Hiina turu jaoks, mõnda aega ka Malaisias, Kagu-Aasia turgudele. See 408 siin on teoorias 408 kolmas generatsioon, kuid praktikas pole sellel 408-l varasematega mitte midagi ühist peale 4 ratta ja mudeli nime. Eelkõige Euroopa turu eelistuste järgi disainitud 408 esitati 2022 aasta Pariisi autonäitusel. Kui algupärastel 408-tel polnud segmendi või keremääratlusega probleeme, siis see 408 on segu luukpärast, sedaanist ja linnamaasturist. Minu meelest on see justkui modernne käsitlus hääbunud sedaanil baseeruvast luukpärast, mis kunagi olid päris populaarsed. Ma pean silmas näiteks luukpära Avensiseid, Mazda 6, 626, Honda Accordid, mäletate küll. Kuid 408 puhul on tegu veidi tõstetud laukpäraga. Peugeot turundub 408, kuid C-segmendi linnamaasturit. Eks see tõesti pigem sinna poole kaldub. Igatahes omapärane on ta kindlasti. Kergelt tõstetud laukpäraga luukpära. Aga mis seal ikka? Hakkame pihta. See konkreetne mudel on 408 Hybrid ehk kapoti all on 1,2 liitrine turbolaadimisega rida 3 baasmootor. Varustusastmeks GT. Värviks väga efektne Flare Green, mis on ühtlasi ka baasvärv, ehk selle ägeda värvi saamiseks ei pea lisatasu maksma. Tundub, et Stellantisel on mingi teema silmapaistvate baasvärvidega. Mäletan, et ka näiteks Opel Grandlandi baasvärv oli halltoonist väga kaugel. Võti on lihtne ja praktiline, mõnusalt raskema kaaluga. Sama nagu väga paljudel teistel Stellantise sõidukitel. Pigem vanamoelise disainiga, aga kuna võtmevaba uste avamine ja käivitus on standardis, siis auto kasutamiseks ei pea võtit tihti taskust välja võtma. Võtmete lukustada saab autot vaid juhi uksest, kuid reaalselt saab auto aru, kui võti läheneb või kaugeneb. Seega ukselinki ei pea isegi puudutama. Vaatame siis kapoti jälle ka. Nii, see kapott ise üleval ei püsi. Hetkeseisuga on jõuallikaid 3. Kerghübriid, mida turundatakse hübriidina, pistikhübriid ning 408-st on ka täiselektriline versioon, mis tuli esmakordselt turule 24 aasta lõpus. Sellesama kerghübriidi või mild hybridi puhul kasutatakse 1,2 liitrist rida 3 turbomootorit ning kerghübriidi kohta on tegu keskmisest kerghübriidist võimekama süsteemiga. Seetõttu kutsuvad paljud ajakirjanikud seda mild hybrid plussiks. Seega tavahübriidina turundamine on justkui õigustatud, sest erinevalt nii-öelda tavalisest mild hybridist suudab auto lühidalt liikuda puhtalt ka elektrijõul, näiteks liiklusummikus või madalal linnakiirusel. Eesti turul on varustusastmed 2 ning hinnad algavad 33 800 eurost. Paljudel teistel Euroopa turgudel on varustusastmed koguni 4. Allure, Allure Business, GT ja GT Exclusive. Eestis on saadaval vaid tippmudelid GT ja GT Exclusive. Facelifti eelse 408 puhul oli ka siinmail varustusastmete valik suurem. Pistikhübriid on kerghübriidist pea 12 000 eurot kallim. Üllataval kombel on täiselektriline 408 vaid veidi pistikust kallim. Jõuallikast sõltuvalt on tippvarustusaste GT Exclusive nii-öelda tava GT mudelist ligi 2000 kuni 3400 eurot kallim. Õnneks mingid piiranguid varustusastmete ja jõuallikate osas ei ole. Kuidas eristada facelifti eelsest? Esituled on natuke erinevad,
ning ka võredisain on veidi erinev. Facelifti puhul on siis esituled nii-öelda kaheosalised ning ka võres on rohkem siis vertikaalseid triipe. Facelifti eelses olid ka siis horisontaalsed triibud ning bumperi alumise osa puhul on siis faceliftil horisontaalsed jooned. Facelifti eelse puhul on siis selline klassikaline võre. Eesmised parkimisandurid on baasvarustuses, adaptiivse püsikiirushoidja radar on peidetud siia Peugeot logo taha ning öösel see Peugeot logo on valgustatud. Lisaks on valgustus ka siin võre osade peal. Mingi uus trendi teema. Aga õnneks Peugeot on selle päris maitsekalt lahendanud. Siin on väike kaamera. GT puhul on see 360 kaamera saadaval lisatasu eest. See kuulub siis paketi sisse. GT Line Exclusive puhul on see kaamera baasvarustuses. Ning kuna Eesti turul on saadaval ainult GT ja GT Exclusive, siis Matrix LED esituled on samuti baasvarustuses ning need töötavad ka pimedal ajal päris hästi. Suunatuled on dünaamilised. Gaasipuhastused on ilmselgelt automaatsed ning need pesutüüsid on siis siin koemasti sees, mitte siin kapotil või kuskil siin kapoti servas. Päris äge lahendus. Kui külje pealt vaadata, siis facelifti ja facelifti eelse puhul erilist vahet ei ole. Facelifti eelsel seda Flare Green värvi ei pakutud. Ja nagu ma vist enne mainisin, tegu on baasvärviga ning ma ei tea, ma arvestan see ikka megatuus värv. Vaata, kuidas see sätendab päikese käes. Siuksed nagu kuldsed pärlikesed on siin sisse peidetud. Üldiselt on värvivalik mitte väga suur, kokku on 5 värvi. Selenium hall, okeniite valge, perla neera must ning eliksiir punane. Seesama eliksiir punane on kõige kallim värv, hinnaks 890 €. Teiste värvide ees küsitakse 750 ning see äge värv on saadaval siis 0 €. Et eks siis aeg näitab, kui paljud inimesed otsustavad valida baasvärvi. Küljepeeglid on ilmselgelt elektrilised kokkulapitavad ning loomulikult on neil olemas ka soojendusfunktsioon. Peeglite osas on lisaks, et saadaval on ka pimenurga hoiatussüsteem. Pimedas siis projekteeritakse siia maapinnale Peugeot logo, mis on päris suure ulatusega ning täidab ka siis nagu praktilist rolli. Eesmised külgaknad on lamineeritud ning tagumine toonklaas on baasvarustuses. Katuseluuk on päris suur, hinnakirjas on see katuseluugi nime all, kuigi minu meelest oleks nagu peaaegu panoraamkatus. GT Exclusive'il standardis, tava GT-l lisatasu eest saadaval. Räägime velgedest ka. Eesti turul on siis saadaval 2 väljasuurust, 19-tollised, tippmudelil GT Exclusive'il 20-tollised. Ning teistel turgudel on baasväljad 17-tollised, mis on siis saadaval Allure varustusastmega 1,2 liitrisele mootorile. Kuidas tagaosas facelift ja facelifti eelset mudelit eristada? Facelifti eelsel on siis siin see Peugeot logo lihtsalt. Faceliftil on siis margi nimi siia välja kirjutatud ning lisaks on see ka valgustatud. Tagumised parkimisandurid ka loomulikult baasvarustuses ning mis ma veel tähele panin, tagurdustulesid on siis 2 tükki, tänapäeval päris paljud lähevad ühe peale ning mis on päris haruldane, ka udutulesid on 2 tükki. Tagurduskaamera on baasvarustuses, sellel on siis, nagu ma enne mainisin, 360-kraadine kaamerasüsteem. Ning tore on näha, et mingisuguseid võlts summutiotsi pole siia aretatud. Päris summutiots on siis siinpool ilusasti varjatud. Elektriline pagasiluuk on Eesti turul baasvarustuses ning selle avamiseks on päris mitu võimalust. Kõigepealt siis see klassikaline nupp siin registreerimismärgi üleval, siis on juhi vasakul käel nupp salongis, siis saab ka võtme pealt pagasiluuki avada ja sulgeda. Ja salongis saab ka seda avada ja sulgeda. Lisaks on olemas ka käed vaba funktsioon, mis töötab väga-väga hästi. See on siis GT Exclusive puhul baasis ja tavalise GT puhul on see olemas mingis paketis lisatasu eest. See oli see katuseluugi ja pagassi pakett selline 1000 € tingis. Et jaa, töötab mega hästi. Nagu üks parimaid. Need on üldse viimasel ajal hästi heaks läinud need kätevabad süsteemid, et ei pea hullud siin vehkima või mähkima või tantsima, mida iganes.
aga jah, pagass on päris suur ning Peugeot on selle päris praktiliseks teinud, justkui selline Škoda tunne tekib. Škoda paneb tavaliselt hästi palju rõhku erinevatele kinnitusaastadele ja hoiukohtadele. Siin on siis 2 sellist rihma. Siia saad näiteks mingi lisatule kustuti panna või igasugused nagid. Siin on väikene võrgukene, mis on veel äge selle hinnaklassi kohta. Meil on 2 valgustit. Siin on väike pistik. Siin on veel mingisugused kinnitusaasad. Et see on päris suur. Panen selle litraaži numbri siia alla. Tagavarratas siin all ei ole. Siin on siis vaid rehviparanduskomplekt. Rehviparanduskomplekti kompressori jaoks saad siis kohe siit pistikust voolu võtta, mis on mugav. Ning mis on hästi huvitav, hinnakirja järgi on see siis tava GT mudelile saadaval lisaduse eest, et mingi 50 eurot oli. See on veits imelik, aga 50 eurot pole vist midagi hullu. Ja lisaks saad siis hädaolukorras siis seda siin riputada kuskile siia üles, ma arvan. Mul on siin kotid ees, et me ei hakka seda konksu praegu kasutama. Aga hea näha, et see on olemas. Aga asjad on ka loomulikult klapitavad. Ma vaatan, et siin 60-40 suhtes ning klappida saad istmeid siis siit. Okei, vaatame üle siis ka tagaistme. Töötab, yes. Suht laialt avanevad, päris 90 kraadi ei ole, aga ikkagi tundub, et päris lai. Lapselupp mehaaniline, see standard, elektriline mingi vaagiteema, mis on päris hea. Üldiselt interiör on päris viisakas, aga mõnes kohas soodsamad materjalid jäävad siiski silma. Ehk siis siin taga on suht tugev plastik. Ees on siis see pehmem, see ülemine osa ning ka ukse alumine osa on sellisest lihtsamast plastikust. Aga üldiselt midagi hullu ei ole. Et äge kontrast stitching ja auto kooste kvaliteet on hästi korralik, ei kolisi midagi, sellise hea tugeva tunnetusega on. Tugevast tunnetusest rääkides ja ukse ajal on ka viisakas. Veidi praktilisest lisab siis see väikene panipaik siin ning ühe puhtega elektriaknad on ka päris tavaliseks muutunud. Kena mugav, ei pea seda nuppu siin alla hoidma. Turvalisusest tundub, et külgturvapatju siin ei ole, on vaid külgturvakardinad. See katusejoon on niimoodi lahendatud, et ainult natukene tungib siis salongi. Ehk siis sisenedes pead päris ära ei löö. Mina olen 186 cm pikk ja siin on ruumi täitsa piisavalt. Et mul on see esiiste natuke kaugemal, kuna mul on kaamera peas, kui ma sõidan, siis esiiste on siis sellises point of view asendis. Aga üldiselt ruumikas. Mul on ka esiiste kõige madalamas asendis, aga jalad mahuvad istme alla ilusasti ära. Ning jah, see katusejoon on siis langev, aga pea mahub siin täitsa ära mul. Suht napilt küll, aga pea nagu lage ei puuduta. Minu jaoks tagaruumi on piisavalt. Mõnus selline ubane. Istmetaskud sellised võrgumateriaalist. Vahelduseks on äge võrku näha. Tagaistujate jaoks on olemas ka eraldi ventilatsioonijaamad, mis on alati teile tulnud. Ning autos peaks kokku olema sees siis 4 USB-C pistikut. Siis ees 2 ja taga 2. Loomulikult meil on siis ka kinnituspunktid lapseistme paigaldamiseks, ISOFIX või iSize ja need on siis peidetud siia lukku taha. Need lukud peavad päris rasketega, peavadki siis käima. Tagumine käetugi. Siin on koht siis telefoni hoidmiseks. Topsihoidjaid saab reguleerida, saab selle julja välja võtta. Ja lisaks on olemas, nagu enne mainisin, suusaluuk. Pimedast täitsa normaalne valgustus. 2 väikest LED jäävad asja ära küll. Tagant on näha, et jah, et tegu on suure katuseluugiga, aga jah, tõesti päris panoraamkatust ta ei ole. Et väljast jätab jah rohkem panoraamkatuse mulje. Et jah, siin täitsa kannatab istuda küll. Škoda Superbis on kindlasti rohkem ruumi, aga kitsas siin kindlasti ei hakka. Kuigi jah, Superb selle otsene konkurent vist ei ole ka.
nii, nagu enne mainisin, eespool on siis materjalid natuke paremad. Siin on see plastik natuke kummisem. Nupud on tavaliselt stellantisemad. See Peugeot kirjaga lävepakk on Eesti turul baasvarustuses. Samuti need alumiiniumkattega pedaalid kuuluvad siis GT ja GT Exclusive mudelite koosseisu. Eilsed mäludega elektriistmed on siis GT Exclusive puhul standardis, tava GT puhul on need saadaval lisatasu eest. Ja mis on hästi äge, mis ma panin tähele, et pimedas on siis need mälunupud valgustatud. Seda ma nagu varem näinud ei ole, et need nupud on siin niikuinii nagu veits nuka taga, ehk siis kui sa istud siin, siis sa niikuinii ei näe, aga väga äge on ikka, et nad on siia veidi rõhku pannud. Loomulikult neil on ka istmesojandus olemas, see on selline iseenesestmõistetav teema, aga mis on nagu eriti äge on see, et neil on ka massaaž. Istmeventilatsiooni ei ole, aga massaaž on olemas ja massaaž on nagu väga tasemel massaaž. Et see on nagu päris massaaž, et see ei ole mingi nimetoe üles-alla liikumine, vaid see on nagu selline tõsiselt võetav. Et selle massaaži vaatame hiljem veidi lähemalt. AGR istmed, ehk siis sellised ergonoomilised istmed, see on siis selline Opelilt tulnud teema. Et on olemas AGR sertifikaat, mis ütleb, et need on ergonoomilised ja sobivad pikaks sõjuks hästi. Ja tead tõesti, maanteel on sellega väga mõnus, mugav sõita. Üldiselt jah, materjale siis nagu enne mainisin, interiööris on siis sellised viisakamaid ja samas ka need soodsamad materjalid jäävad silma. Samas pole midagi hullu, et siin neid soodsaid materjale leidub, kuna muudes aspektides on see auto ikka tõesti väga tasemel. Ja ehituskvaliteet tundub ka päris korralik olevat, et mingisuguseid klõbinaid, krabinaid kosta ei ole. Panen mootori käima. Nii, kohe esimese sõna jääb silma siis selline uuemate Peugeot'de teema, ehk siis pisike rool, mis on siis sellise veidi teistmoodi asetusega. Ehk siis rool istub justkui süles. Jah, ta on selline omapärane lahendus, aga sellega harjub täitsa kiiresti ära ja ta on just sellistel pikkadel kruiisidel, pikematel otsadel hästi kuidagi mugav. Et see isteasend on üldiselt selline nagu kruisimisasend ja selline nagu hästi mugav asend. Tesiistet saab reguleerida suhteliselt madalale, mis on ka hästi suur pluss. Aga selle roolisamba asendiga on siis see miinus, et tihtipeale võib siis see rooli ülemine osa jääda siis näidikublokile ette, nagu ta siis ka praegu jääb. Et jah, pead tihti niimoodi üle rooli vaatama. Samas, kui ma nüüd seda rooli reguleerin, lükkan ta täitsa alla, siis on vaade näidikublokile väga hea. Aga siis on jällegi see probleem, et rool võib minna vastu juhi jalgu. Ilmselgelt on näidikublokk täis digitaalne ning jällegi selline Peugeot omapära, kasutavad hästi palju siis seda 3D näidikublokki, mis GT Exclusive'il on standardvarustuses, tava GT puhul on siis see kuskil paketi sees. Ning tegelikult on see päris lihtne süsteem, et sul on siin põhiekraan ja siis siin üleval on siis, ma ei tea, projektor vist, mis tekitab siis sellise 3-mõõtmelise efekti. Ja loomulikult, kui see 3D ekraan häirib, siis saab selle ka välja lülitada. Ekraan on sellises mõistlikus osas konfigureeritav. Ülipalju siin neid asju muuta ei saa, aga ikkagi nagu valikuid on. Ning see näidikublokk on siis 10-tolline. Ja jälle selline stellantise teema, muiden Opelitel on samamoodi, et infot mõõtad siis suunatule ja klaasipuhastite kangide olevate nuppudega. Et ja üldiselt nupud roolil on hea paigutusega, püsikiirushoidja kasutamine on mugav, siit saad valida režiimi, kas siis püsikiirushoidja, ehk siis ACC, drive assist, ehk siis rajahoidja või siis süsteem on väljas. Ja kui sa jätad selle nii-öelda püsikiirushoidja peale, siis ta on alati sees, vajutad seda nuppu üles ja ongi asi aktiveeritud. Nii, kui sa vajutad seda sama nuppu sisse, siis see muudab siis distantsi ees olevast sõidukist. Mis on veel hästi mugav, kui sa vajutad seda OK nuppu, siis püsikiirushoidja sätib end samale kiirusele, nagu on kiirusepiirang. Roolisojandus on ka olemas, see peaks olema baasvarustuses, vähemalt siin Eestis. Roolil on ka käiguvahetuslabad, mis töötavad päris hästi. Käede ajal paiknev panipaik on hästi sügav ning siin on ka väga korralik valgustus. Siin on ka üks USB-C pistik. Siin on hea näiteks võtit hoida. Elektriline käsipidur on siin. Automaatselt tuleb ta paha, aga automaatselt ta peale küll ei lähe.
võib-olla saab kuskilt säilistada, võib-olla ma eksin, aga nii palju kui mina kasutasin, siis ma olen alati pidanud selle ise peale tõmbama. Siin on siis sõidurežiimide nupp. Meil on siis 3 režiimi, normal, öko ja sport. Ja kui spordi peale paned, siis läheb näidikuplokk punaseks ja samuti ka keskekraan läheb punaseks. Siin katte all on topsihoidjad, samuti võid siia ka midagi muud loomulikult paigutada ning need väiksed juljad siis aitavad topsidel paremini paigas olla. Selle abil saad siis ekraani puhastada tolmust. Tolmu puhastamist rääkides, õnneks on siin neid piano black imitatsiooniga pindu päris vähe. Ainult siis siin näidikuploki ümbruses ja ka keskekraani ümbruses. Muus osas siin selliseid kõrglaikiga pindu väga palju ei ole. Mis on mingis mõttes positiivne, sest et see trend on võib-olla natuke üle kätte läinud. Siin on veel üks USB-C pistik ning siia saad päris mugavalt ühendada ka näiteks oma mälupulga muusikaga. Samuti mängib süsteem ka FLAC-faile, mis on melomaanidele kindlasti positiivne. Käiguvalits on tuttav, Opelitel on sellised, Citroenidel on sellised, mootorinupp siin, suht mugavas kohas, siit leiab ka juhtmevaba telefonilaadja. Keskekraan, infotainment ekraan on 10 tolli ringis ja selle keskekraani muudab eriti ägedaks väike lisaekraan siin, mis jätab mulje, et keskekraan oleks justkui koos väikese nurgaga. Nupud on head selged, suhteliselt kiiresti reageerivad ning samuti saad nende nuppude paigutust ka muuta. Loomulikult on meil Android Auto, Apple CarPlay baasarvustuses, peaks olema juhtmevaba, ekraani resolutsioon päris kõrge ja üleüldse on suht mugav seda kasutada. Menüüde ülesehitus on suhteliselt loogiline, mõni asi tahab alguses harjumist saada, aga üldiselt harjub sellega päris kiiresti ära. Animatsioonid on kohati justkui kerge läägiga, aga midagi hullu ei ole. Käime siis selle massaaži asja üle. Soojendused saad sisse lülitada. Kahjuks istmeventilatsioon ei ole. Pole hullu, sest massaaž on nagu tõesti super äge. Nii, vaatame, lülitame sisse korra. Ja kohe hakkab tööle ja kohe hakkab pumpama. Panen korra sellega tööle. Kuidas ta töötab. Siin on siis saksed õhupadjakesed, mis lasevad õhku sisse välja. Ja see on tõesti nagu päris massaaž, et üli hästi toimib. Samuti saad siis ka intensiivsus muuta. Siin on siis erinevad režiimid, venitus, nimmepiirkond, õlad, looklev, küljele. Mega palju režiime. Kokku on siis siin 8 režiimi, kassi, käpast, viimane vist oli liblikani välja. Ja see süsteem on nii hea, et mina isiklikult seda nagu sõidu ajal ei kasuta. Et ta nagu natuke mind häirib. Ma loodan, et see hääl on ka kosta. Eks aeg näitab, kui kaua see süsteem vastu peab, aga ma olen päris kindel, et liisingu aja lõpuni peab kindlasti vastu. Nii, järgmiseks räägime ka helisüsteemist. Sellel konkreetsel mudelil on olemas Focali helisüsteem, mis on siis tippmudelil ehk siis GT Exclusive'il baasvarustuses. Tavalisel GT-l on see saadaval umbes 900 euro eest. Tegu on tõesti päris muljetavaldava süsteemiga. Kõlarid on kokku 10, mitu madalama sageduse kõlarit, subwoofer, võimsustel on, mina ei ole seda põhja keranud, aga tegu on tõesti väga kvaliteetse süsteemiga. Heli on väga selge, puhas, bass on selline justkui soe, kuigi jah, märkusena pean ütlema, et tundub, et paljude lugudega kõla sõltub ka sellest, kuidas see on masterdatud. Mõned lood kõlavad justkui paremini kui teised. Ja nagu ma vist enne mainisin, sul on võimalus siis FLAC-failidega mälupulk siia ühendada ja ma kasutan alati just FLAC-faile, ma Bluetoothi kaudu heli ei kuula, sest et ma ise leian, et kui sul on ikka korralik süsteem, siis tuleb sellest viimast välja pigistada. Et jaa, kindlasti see Focal süsteem on melomaanidele rangelt soovituslik. Nii, enamus juhiabisüsteeme on standardvarustuses. Kui ma õigesti mäletan, siis see tagant mööduva liiklushoiatus, ehk siis see peaks olema tagant risti liikuva liiklushoiatus. See on olemas siis standardis vaid GT Exclusive puhul
tavakeette puhul saad selle lisatasu eest osta. Juhiabisüsteem on tõesti väga palju, meil on juhi tähelepanu hoiatus, liiklusmärkuse tuvastus, see kiiruspiirangu muutusheli, selle saad välja lülitada ning mis veel vajab kindlasti kiitmist selle Peugeot puhul, on siis seesama kiiruspiirangu ületamise hoiatus. Selle heli on siis hästi mõnus mahe ja hästi vaikne, et see ei häiri sind. Ma tean, paljudel Aasia autodel on see suhteliselt peale tükkiv ja pinda käiv, aga siin on ta selline taustal ja ta ei häiri sind üldse. Ehk siis mina seda ei ole välja lülitanud. Nii, vaatame üle ka siis selle kaamerasüsteemi. See kaamerasüsteem on päris ülevaatlik, päris hea resolutsiooniga ning kui parkimise lõpetad, siis ta jätab selle kaamera pildi nagu ette. Üks miinus on, et jah, kui siin midagi saad muuta, mingisse muusse menüüsse minna, siis peab selle kaamerapildi siit kinni panema. Samuti ma ei leidnud ka mingit eraldi nuppu kaamerasüsteemi aktiveerimiseks. Ma pean alati tagurpidi käigu panema sisse, siis ma alles näen seda pilti. Siit saad eraldi vaadata siis tagantkamerat, eeskaamerat ja siis seda pealtvaadet, linnu silmavaadet. Tea, mõnus resolutsioon ja töötab ka pimedas täitsa hästi. Ja üldiselt selles infotainmentis nagu seiklemist on. Ma ei hakka siin videos kõiki asju üle käima. Navigatsioon on ka standardis. Kuna mul on see marsruut alati teada, siis ma navigatsiooni üldiselt ei kasuta. Aga hea, et see on olemas. Loomulikult on olemas ka meeleoluvalgus ning lisaks saab muuta ka ekraanide värve, ehk siis keskekraani ja ka näidikuploki värve. Mõnus heledam sinine, selline hallikam, valgem toon ja väga hästi saab siis ka ühtlustada autovärvi koos interjööri värviga. Ja vaatame kiiristi ka neid meeleoluvalgusvärve. Selle pildi pealt näitab, et ka justkui siit alt tuleks valgus, aga ma ei tea, mina seda ei näinud. Põhiline meeleoluvalgus tuleb siis siit. Kokkuvalikus kaks värvi ning ükskõik mis heledus on, siis ta ei ole kunagi häiriv, mind ei häiri. Vaatame need füüsilisnupud üle, kahepoolne kliima, tähtsad kliimanupud siin, kui talvel läheb külmaks, on füüsiliselt olemas. Ehk siis esiklassi puhul ja ka tagaklassi sulatus. Mingisugust eraldi esiklassi soojendust või pojameeste sulatusrežiimi sellel eraldi ei ole. Aga vaatame kiirelt ka kõrvalistaja koha üle. Väga hea. Üks asi, mis häirib, on see, et kui käsipidurit peal ei ole ja automotor töötab, siis ta hakkab niimoodi karjuma. Et selles osas ma ütlengi, et see võiks ju olla automaatne. Võib-olla saab selle kuskilt peale panna, aga mina ei ole seda leidnud. Ka kundeiste on elektriline, mälusid selle ei ole, see oleks niigi palju tahetud. Nimedega on ka olemas. Kindalaegas on päris suur. Viimasel ajal on kindalaekat järjest pisemaks teinud minu meelest. Ja ka jälle see valgustus on päris ürakas. Kui me siin oleme, vaatame ka siis selle katusrõõgi üle. Tuulesuune tuleb ka. Katte on manuaalne. Vist. Jah, katte manuaalne. Tahavaatepeegel on ise tugenev ja ilma raamita. Okei, mis seal ikka, ma arvan, et lähme teeme ühe ringi. Nii enne kui ma stardin, mainin ära, enne kui ära unustan. Need suunatore indikaatorid on päris huvitavas kohas. Mõnikord vaatad, et suunatori on sees. Siit seda ei näe, siis vaatad, see on siin vasakul või siis paremal poolel. Kässer tuli ise maha.
ja kohe saab isegi helist öelda, et tegu on natuke tõsisema kerghübriidiga, kuna tihti on kosta sellist elektrifitseeritud sellist nagu vilinat. Nii ja püsikas ühe nupuvaatusega peal. Või siis jah, adaptiivne püsikas, olgem korrektsed. Ja mulle väga see jõuallikas, see hübriidsüsteem, nimetagem seda siis mild hybridiks või tavahübriidiks, väga hästi välja töötatud, väga sujuv, toimiv süsteem. Et ja olen varasemalt ka seda sama jõuallikat kogenud, seda 1,2 Rida 3 turbot koos siis selle Mild Hybrid Plus süsteemiga. See oli siis umbes aasta aega tagasi Opel Grandlandi peal, aga on tunda, et ma ei tea, kas vahepeal on siis süsteemi nagu natukene parendatud, et selle Peugeot peal on see justkui nagu paremini toimib. Opeli peal töötas see ka väga hästi, aga siin on nagu selline kerge edasiminek nagu tunda. Pean tunnistama ka seda, et auto koostöö kvaliteet on selle Peugeot peal kindlasti parem kui oli Opeli peal. Et okei, Opel oli siis täiesti uus mudel, et võib-olla olid seal mingisugused väikesed prototüübist jäänud veakesed sees, aga tervikuna tundub see Peugeot nagu parem olevat. Nii siis jõuallika suhtes kui ka siis koostöö kvaliteedi osas. Ja mis veel tasub mainimist on see, et eraldi auto hold nuppu sellel autol ei ole. Opel Grandlandil ka ei olnud, aga auto hold on siiski olemas. Tead autoga seisma, kedagi mul tagant ei tule praegu, vajutad seda püsika nuppu ja siis tekib siia see A-täht, et see näitab, et auto hold on peal. Vedrustus, väga-väga mugav. Prantslaste värk, nad kuidagi oskavad seda vedrustust nagu mugavaks seadistada. Ehk siis nendelt lamavate politseinikelt on väga mõnus üle sõita. Üldse ei häiri. Ja mingisugused vedrustuse kolinaid ka ei ole, mis viitab jälle korralikule koostöö kvaliteedile. Olen sõitnud siin mõne veidi soodsama vaagiga. Näiteks mul meenub kohe Volkswagen Taigo, et seal oli see vedrustuse hääled kuidagi häirivad kohati isegi. Lihtsalt tuli praegu meelde. Muidu Taigo on tore auto, aga jah, see jäi nagu meelde. Seal on ka vaikne, mootorimüra on hästi vähe interiööri kosta. Seda spidomeetri näitu peab päris tihti jälgima. Need kiiruseületused on üllatavalt lihtsalt tulema. Kuna see kiiruseületus hoiatussüsteem on samuti mõnusasti vaikne. 30 kilti tunnis sõitsin sellest üle. Väga mõnus, väga mugav. Ning ma paneks siia vahele nüüd selle klipi õisest sõidust. Väike pimedal sõit siis. Ning peab mainima, et need esituled töötavad väga hästi. Need täistuled on peal. Auto tuleb vastu ja täistuled on ikka peal. Ja keegi ei viibuta mitte midagi. Kõik olid rõõmsad. Ütleme päris suke S-klassi süsteem ei ole. Ta mingi ultra hästi ei valgusta, aga ikkagi nagu piisavalt hästi ja väga mõnus on sõita. Nii, seda on 80 mööda. Auto tunneb seal ära, auto on okeid. Ja püsikas paneb ennast siis 80 peale. Päris mugav. Et ja erinevad tootjad kipuvad mõnikord seda adaptiivse püsika süsteemi keeruliseks sajama. Ma ise pean etaloniks enda vanat 2013 aasta Volvo S60 või siis tolle ajastu Volvode süsteemi, kus on siis distantsi muutmine hästi mugav ja siis aktiveeritud kiiruse näit on hästi suur. Aga siin on kõik nagu korras, et aktiveeritud kiiruse näit on piisavalt suur, distantsi näed õigesti, et hästi läbimõeldud süsteem. Ja üleüldse on see adaptiivne püsikas selline viisakas, okei, on sujuvamad süsteeme
ja on selliseid kohmakamaid süsteeme ja siin on nagu kõik korras selle Peugeot puhul siis. Maanteel sõites väga vaikne salong. Siin sõitsin umbes 1,5 kuud tagasi Mazda CX-5-ga, kõige uuema mudeliga. Selle review on mul siin olemas. Seal ma siis kiitsin, kui vaikne see interiör on, aga tegelikult ma nüüd tagantjärgi nagu veits kahetsen seda, et ma seda liiga palju kiitsin. Et see oli Mazda kohta liiga vaikne. See Peugeot on ikka kõvasti vaiksem, nagu märgatavalt vaiksem. Rehvimüra, tuulemüra ja mootorimüra on mega hästi salongist eraldatud. Ja see 3-silindrine kõlab üllatavalt hästi. Väga mõnusat häält teeb. Nii, teeme hästi kiirenduse. Nii, vaatame siis ka, kuidas kurvilistel teedel see auto käitub. Panen kohe sportrežiimi peale. Ning kasutame ka manuaalrežiimi. Selle saab siis aktiveerida siit nupust. Ning samas saad ka siis nii-öelda tavadrive'i peal siis käike vastavalt vajadusele muuta, kuid siis ta läheb kiiresti uuesti automaatseks üle. Ja sportrežiimis on siis gaasipedaal natukene tundlikum ja rool on ka siis veidi raskem. Ja pean tunnistama, et väga lõbus on selle autoga sõita. Et ma üldse ei oodanud seda. Et käugast vahetab käike alla hästi sujuvalt. Et ei teki sellist tunnet, nagu sa piinaksid autot. Mõndad autodega on see, et kui sa hakkad nagu vajutama ja siin natukene agressiivsemalt lustima, siis sa justkui piina autot, aga siin on nagu puhas sõidurõõm. Rool on selline päris raske, kergelt nagu kummine. See on nagu ainuke selline väikene nagu veidi negatiivne tähelepanek. Aga sellele vaatamata on ikkagi lõbus sõita. Tänu sellele, et siin on nagu seda elektrifitseeritust omajagu, siis ka gaasipedaal on päris tundlik. Ja alajuhitavust, ma ei vajuta ka nii palju, et alajuhitavust on ka üpris vähe. Või ütleme ausalt, et alajuhitavust mina ei ole küll tundnud. Ma ei ole mingi professionaal ka, aga ja ma ei näe mõtet siin avalikel teedel auto piire katsetada, aga lõbus on ikka. Täitsa paneb imestama, et kuidas siis prantslased oskavad siis ühendada mugavuse, see on tõesti mugav auto, koos ka teatud sportlikkusega. See auto üldse nagu ei uju kurvides. Kerekaldeid natuke on, aga kui sa vaatad peale, siis sa ei oota, et sellega oleks nagu fun sõita. Kui nüüd siin värskelt sõidetud CX-5-ga võrrelda, siis CX-5-ga sa oled nagu rohkem nagu ühendatud autoga, aga siin on justkui selles mõttes lõbusam, et Mazda puhul see mootorimüra kostus liialt palju salongi. Et kohati tekkis tunne, nagu sa piinaksid autot. Aga siin on nagu selles osas kõik kontrolli all, et see müraisolatsioon salongi ja mootori vahel on päris korralik. Ühte asja ma igatsen on reaalne päris nagu tahomeeter, et siin on mingisugune indikaator, aga tahomeetrit ma nagu ei ole suutnud leida. See võiks ka olla. Nii, vaatame siis pöörderaatuse ka siin üle. Hea koht. Täitsa normaalne. Vahet pole, mis teekattega tegu. Rehvimüra on ikkagi kontrolli all. Mõnda autode puhul on nagu
oi, mingi uus Nissan, mis ta on, Nissan Leaf või? Ei, uus Nissan Micra on see vist oh, hello. Natuke mul kahju, et see C5X Citroeni oma siis maha võeti, mis on ka siis selle kõige otsesem konkurent. C5X-iga ma sain ka sõita. See oli mugavam, aga samamoodi kurvides täitsa kompetentne. Oine loom. See on mingi kitseke või? Nii. Regeneratiivset pidurdamist nagu valida ei saa, aga samas on tunda, et kui jalal lased gaasipedalilt lahti, siis nagu mingisugune regen nagu ikkagi eksisteerib. Nii okei, peaks nüüd lõpuks ka midagi ütlema. Plussid on kohe see, et mina ei oodanud, et selle autoga on nagu nii lõbus sõita. Et ta on tõesti väga mugav. Ta ei ole mingi sportauto loomulikult. Seda ma isegi ei oota sellest 170 kilovatist. Kui satud kurvilistele teedele, siis väga fun ja tõesti vaikne auto. Et minu meelest kõige mõnusam on temaga sõita just maanteedel. Linnas on see okei ja üllatavalt lõbus on ka nii-öelda kurvilistele kõrvadele sõita. Aga ma pean veits mõtlen seda miinust, sellist konkreetset miinust. No sellised väikesed miinused on, et see käsipiduri automaatika, see võiks veidi parem olla. Ma ei hakka neid materjalide asju esile tooma. Neid mõndasid sootsaid materjale, kuna lihtsalt see tervik on nii hea, et ma pigistan täiesti tuimalt selle silma kinni. Aga okei, tegelikult miinusena tooks selle, et sellist passiivset turvavarustust võiks võib-olla rohkem olla. Et ma siin ei lugenud välja, et tal oleks näiteks juhi põlveturvapadi või isegi see keskmine turvapadi. Et selle ma tooks küll tegelikult miinusena välja. Hästi palju tootjad panevad neid põlveturvapatju ja isegi kaasreise turvapatju ja keskmine turvapadi esiispete vahel paiknev, see on hästi nagu levinud viimasel ajal, aga siin nagu neid ei ole. Ütleks siis nii, et päeva lõpuks, et et passiivset turvavarustus võiks nagu rohkem olla. Ja siis teine miinus, see on selline nagu minupoolne selline nokkimine, et ma töötan hästi palju läbi siis hinnakirju, et sellele konkreetsel Peugeot'l on siis hinnakirja kuidagi ehitus ja varustusaspete ehitus. Kuigi jah, mõnus on see, et need varustusasped on vähe, selle võrra on nagu lihtsam. Aga mõndasid konkreetseid asju on hästi raske nagu ridade vahelt lugeda. Paljusid asju on nagu topelt, nagu paketina, terve kuhi asju ja siis kallimas astmes on sul 2 asja rohkem. Et tegelikult need kõik asjad võiksid ju eraldi nagu kirjas olla. See on ka selline minupoolne selline nohiklik nagu kriitika. Aga muidu hästi vaikne auto, mulle see meeldib, piisavalt kiire, mõnus juhitavus. Ma ei hakka seda rooliasetust ka nagu miinuseks tooma, et selle kaarib ära. Pluss on kindlasti veel see, et füüsilisi nuppe väga palju. Massaažiistmed on nagu mega head. Need on tõesti head ja helisüsteem on ka väga tasemel. Ja just ongi see äge, et nagu nii-öelda tavalistele autodele, mis on laialt levinud, et nendele on siis lõpuks jõudnud sellised väga head helisüsteemid. Lihtsalt tuleb meelde, et ka Škodadel on Cantoni süsteemid väga mõnusad. Ja näiteks Volkswagenil, mõndal Passatil vist oli Harman Kardon. See ei olnud nagu isegi lähedalt Superbi Cantonile. Mulle vist siin veits teemast eemale. Nii, aga siin ma olen Autopassadone juures. Annan kohe auto üle ja mina tänan. Igasugune konstruktiivne kriitika on teretulnud, faktiparandused teretulnud. Järgmise korrani!